Tere, oleme siis tulnud siia Kuulbeti kontorisse, nii harva kui siia saab. Selles mõttes, et kriisiaeg, eks ole, hoiate inimesi eemal. Jah, me oleme võtnud selle suuna, et nagu üritame enda töötajaid kaitsta, et kevadel panime nagu kontori kinni ja andis nagu tunda, et keeruline on kodus töötada, et kellel on lapsed on ju see segab on ju, mõni seal elab võib-olla üksinda, hakkab igav on ju, et näost näkku on nagu palju parem suhelda, et siis me üritame nagu töötajaid kaitsta, et Palju Kuulbeti Eestis siin töötajaid on? Kuskil 130. 130 ja nendest on siin kontoripinna peal, ma näen, et teil on päris suured ruumid, aga palju, need on kõik siin? Jaa, sest on nagu tegelikult tervisettevõttes on mingi 186 töötajat. Mul on see meeles, just tegelesin selle pressikaga nagu. Meil on 186 töötajat ja kuskil 130 siin Tallinna kontoris nagu. Et päris kiiresti oleme nagu laienenud. Kuidas see ajaloos läheb, kuidas see laiemine käis? Alguse sai Kuulbet mis aastal? 2000, ütleme nii, et laivi läksime oma lehega 2016, täpselt enne Euroopa meistrivõistluseid. Ja 4 aastaga siis 0-st 186-ni. Jah, et nagu päris kiire kasv. See on tüüpiline startupi teema, vaata, et asutad ettevõtte, siis läheb käima ja siis tõmbad nagu töötajad järjest peale, et päris kiire kasv on nagu. Ja valdkonnad on nagu klassikalisel hasartmänguportaalil ikka, eks siis spordiennustus, eks ole, kasiino, live-kasiino, pokker. Meil tänases kontekstis on eelkõige huvitav see pokkeri osa, et kui suur see pokkeritiim on? Pokkeritiim on, ma ütleks, et üks kõige väiksemaid tegelikult. Pokkeritiim koosneb ühest inimesest sisuliselt nagu. Nii, ja kogu seda asja veel üks inimene. Et kas ka selle suure Kuulbet Openi tegi üks inimene? Ei, seal on juba nagu, ütleme, et tuleb see kogu turundusmeeskonna tugi ka ikkagi taha. Tegelikult meil on nagu pokkeri manager on ju. Tema vastutab siis nagu selle toote haldamise eest nagu üldisemalt ja siis igas riigis meil on omad turundusinimesed ja siis nagu nendes turundusmeeskondades siis keegi nagu teeb ka pokkeri promosid. Ja sina vastutad Eesti äri eest siis, kui tervikuna? Jah, Eesti turunduse eest nagu ütleme. Eesti turunduse eest. Ja Eesti turunduse eest on ju, et siis eks siis minu alla lähevad kõik nagu need kasiinod, pokkerid ja spordiennustused nagu kampaaniad ja asjad ka nagu eks mul on ka oma tiimis inimesed, kes nagu aitavad, aga üldiselt ei ole mina. Ma saan aru, et Kuulbet luues kas oli ühe eraisiku kapitalil põhiline ettevõte? Ei olnud päris niimoodi nagu, ütleme avalikkuses me kommunikeerime küll muidugi, et meie asutaja on Jan Svensson, kuna see on tuntud nimi selles hasartmängu valdkonnas, üles ehitanud Triobeti ja Nordicbeti ja nii edasi, et tema oli see, kes selle ideega välja tuli ja nagu hakkas seda meeskonda ehitama, aga muidugi ta kaasas sinna igast nagu investoreid ka, sest et päris suur ettevõtmine on nagu hasartmängufirma käima lükkamine, et see ei ole päris niimoodi, et ma registreerin firma ja veebile ja siis hakkan nagu pakkuma, et sul on vaja igast mingit finantsgarantiisid asju ka, et sa saad ikka neid võite välja maksta klientidel juhul, kui nad võidavad nagu. Arusaadav. Aga värsked uudised need Äripäevas räägivad, et härra Svensson koos sõpradega tegi exiti, müüs ettevõtte siis uuele omanikule, kelleks on Ameerika ettevõte. Ma ei teagi täpselt selle uue ettevõtte tausta, et kas sa oskad täpsemalt öelda? Jah, et see nädal tuli see suur uudis välja, et teil ongi see eksklusiivintervju nüüd nagu, me oleme siin pressikaid välja saatnud küll, aga nagu see on siuke esimene ametlik intervju, et meid ostis ära siis üks Ameerika ettevõte, nende nimi on siis nagu GAN, ehk siis Game Account Network. Sisuliselt nemad on ka tegelikult hasartmängu ettevõte ja nad tegutsevad, alguse said vist nagu Londonist, aga nüüd on siis nii-öelda USA turule suunatud peamiselt. Ja nemad on siis rohkem sellise B2B ärisuunaga, et neil nagu mingit oma brändi või sellist asja ei ole, et otse klientidele mingit teenust pakkuda, et nemad teevad siis nagu ehitavad toote back office'is valmis ja siis müüvad selle edasi. Täpselt on ju, et siis nende huvi oligi nagu, kui nad meiega ühendust võtsid siin mingi 3-4 kuud tagasi, et nagu nad tahtsid USA turu jaoks spordiennustuse platvormi, et hakata siis seda nii-öelda pakkuma. 3-4 kuuga sai siis see deal teoks, mis on mingi 180 miljonit, palju see miljonit? 149. 149, päris kiiresti, see on nagu ma ostan tihti peale, ma mõtlen, kas osta uusi kingasid kauem, otsin erinevaid lahendusi, aga need olid kohale ja ütlesid, davai. Jah, et see klapp oli nagu päris hea, et oli näha nagu nende see visioon umbes, mida nemad tahavad teha ja nagu meie see
meie nagu strateegia ja visioon nagu klapivad, on ju, et siis oligi, et nad tahtsid saada meie seda spordiennustuse nagu platvormi, mida siis osaturule müüma hakata nagu. Ja noh, kuna see pakkumine oli nagu piisavalt head, tingimused olid piisavalt head, et siis jõudsimegi nagu kokkuleppele, et see 3-4 kuud oli noh, puhtalt see due diligence pool ja tausta uurimine ja kõik sellised. Ma mõtlen, samas suurusjärgus hinna eest ostati ära tegelikult kogu Olümpikos, kogu oma landbase'i ja online'iga, kas ei olnud mitte? Vast oli natuke suurem oli just. Meidi oli suurusjärgus nagu, ei olnud nagu väga suurt vahet, aga põhimõtteliselt ikkagi nagu. Meil on 4 aastaga, seal on siis, ma ei tea, 25 aasta elutööd ja kõike muud taolise, aga väga kõva lugu. Teie igapäevatööd see suuresti mõjuta, välja arvatud, et kõik töötajad, ma kuulsin, said puru rikkaks nüüd, et keskmiselt olevat saanud, ma lugesin sellist informatsiooni, et keskmiselt oled iga töötaja saanud vähemalt 200 000 eurot. Et kas sa oled nagu vaadanud nii kallimaid uusi hobisid endale juba? Ei no eks ma siin vaikselt vaatan jah endale uusi autosid. Ja see on jällegi tüüpiline see meediakajastus, nagu, et kuidas saad rohkem klikke, et ikka pead kirjutama selle nurga alt, et, nagu, et Eesti inimesed said rikkaks. Jah, selles suhtes meil on nagu algusest peale olnud see, et kui uued töötajad tulevad, et nemad saavad ka nagu ettevõtte optsioonid, et see on nagu see osa motivatsioonipaketist, et siis eks siis töötajad said ka ikkagi mingid omad sellised kasud või siukse väikse mõnusa boonuse, et päris nagu miljonäriks keegi nagu ei saanud, et okei, need asutajad ja suuremad investorid, nagu, kes siin alguses tulid ja võtsid selle. Nemad said, aga nad olid enne ka juba. No nad olid võib-olla enne ka juba jah, et nemad said selle suurema raha nagu endale, aga nagu töötajad said ikkagi nagu väga hea. Said premeeritud. Ja siis lojaalse boonuse said nagu ikkagi, et ma arvan, et kõik on nagu väga õnnelikud selle üle nagu. Aga me ei räägi siiski sellistest omadest, et keskmiselt 200 000 nagu veel. Ei, kindlasti mitte nagu selles suhtes, et no see varieerub ka tegelikult vaata, et nagu sõltub, mis positsioonile sa tööle tulid, vaata, millal sa tööle tulid, need, kes nagu siin alguses tulid, nemad said võib-olla nagu rohkem neid optsioone, need, kes tulid siin võib-olla viimase aasta jooksul, nemad said vähem, et see kõigub nagu, ma ütlen, et enamasti jääb ta ikkagi nagu mingi alla 100 000 nagu, kuni 100 000. No ikkagi nagu märkimisväärsed summad. No seda küll jah, kena palgalisa selles suhtes. Ja, just. Aga arvates, see muidugi sõltub, et teadupoolest, eks ole, Coolbetil on muidu ka palgad on üüratud sinna kõik. No, ma ei tea selles suhtes, et ma ei tea, võib-olla selle Hasartmängu valdkonna nagu keskmised palgad on tõesti nagu keskmisest kõrgemad, aga ma ei tea, ma ei ütleks, et meil siin üüratud palgad on. Oligi pool naljaga pigem. Aga ei ole ka halvad selles suhtes, et kui keegi tahab tööle tulla, et saad ka oma CV-d ikka, et. Ja, selles mõttes tegemist on, ma saan aru, et seda enam on ka tegemist kasvava firmaga ja kellel nagu huvi Hasartmängu valdkonna vastu on, siis kindlasti oleks mõttekas, eks ole, näidata ennast, et me oleme olemas. Sellest on meid osteti küll ära, aga tegelikult Coolbet jääb ikkagi tegutsema oma selle vana strateegia järgi, et nagu ma ütlesin, see Ameerika ettevõtted huvitas peamiselt meie see business to business suund, et sellest tuleb eraldi ärisuund, et Coolbet tegutseb ikka oma strateegiaga edasi ja me oleme nagu laienenud üle maailma, et nagu Ladina-Ameerikasse, Kanadasse ja Euroopas ka veel, et siis. Et see tähendab teie jaoks pigem tööjõu vajaduse kasvu, mitte seda, et on kuskil mingid paralleelsed positsioonid, mis hakatakse kinni panema. Ja täpselt, nagu kusjuures meil oli esmaspäeval nagu, kui see management nagu teavitas töötajaid sellest stiilist, nagu öeldi see ka, et me võtame siin samas majas võtame veel teise korruse ka nagu ära, et võtame uusi töötajaid juurde, et praegu oleme nagu ühel korrusel kõik, aga kuna me peame nagu päris palju IT-töötajaid juurde võtma, et siis me võtame siit alt poolt veel ühe korruse endale. Ega Eestis nende IT-töötajate võtmisega nagu mingi suur rõõm ei ole? Väga keeruline, et ikka ajame taga nagu neid. Aga sina teed õnneks turundusintseri, kui see tootmise ei teha ju vaiti. Mind see nii väga ei mõjuta, aga muidu on väga keeruline leida neid IT-inimesed. Meil on ka nagu päris palju on ka välismaalt tulnud arendajaid juurde, et nagu meil siin ettevõttes on üle 20 mingi erineva rahvuse selles